Kuubal lähevad jalad vaikselt sõlme. Ševtšenko! Ja paneb ära ja on vastus. Ja on vastus. Ševtšenko 14 punkti 28 minutiga. No nüüd 7 sekundit TalTechi poole pealt. Näeme, kellele see pall nüüd antakse. No ma ei kujuta ette, mis see pulsikell siin peatreeneritel praegu näitab. Selline pinge. Ja no oleme ausad, see meeskond, kes täna kaotab, no kahju on, aga ta andis ikkagi kõva võitluse. See on ikka täielik loto lõpuks siin. Suuror teeb, viskeb ette Paasa ja tuleb vastu. Ja kehaviga. No seda tahaks küll nüüd järgi vaadata. No Paasa enam paremini vist ei saaks. Ma esmapilgul pean suga nõus olema. Ja seisab ju täiesti ilusti ära. No sama hästi oleks võinud vist eest ära tulla siis juba. Väga karm oleks, kui see seeria nüüd sellega lõpeks, et meil siin põhiasi, millest räägitakse, oleks mingid kohtuniku otsused. Ja Suuror paneb tähtsa vaba viskasid sisse. Suurorul täna 14 punkti koos. 32 minutit on tema väljakul viibinud. Eelmine viga langes vigadega välja, sai ka sealt ühe tehnilise. Nii. Kõik rahvas on püsti, vähemalt siin paremal pool ja Suuror 8-2 ja natuke vaatab siin Rapla publiku poole ka. Päris posti ei teinud. Vaatame, millega vastab Rapla nüüd. No kindlasti vastab. Seda on juba ette teada. Hunter. Pope oli korraks seal korvi alle. Pehka jõuab ikkagi tema peale. Nii, Hunter ei lähe. Aga Paasoja lauas. Annab siit Pope'ile. Uus võimalus Raplale. Hunter Pope on olemas seal. Hunter ei, see pall läheb nüüd Ilvesest 3 sekundit jääb. Ja julmise ja Paasoja paneb kotti. Mis meil toimub? Kõrvakile läheb katki, aga see käib mängu juurde. No päris julm vise ikkagi Paasoja poolt siin. 23 sekundit jääb, vead on mõlemal meeskonnal täis. Ilves tuleb palliga üle, Paasoja on tema peal, Oliver Metsalu 27 punkti, Suuror 15, Ilves 14. Martin Paasoja on kühveldanud 21 punkti, 8 sekundit jääb lõpuni. Kes selle viske siin võtab? Kas see on Rasmus Andre, läheb lõpuni? Ei pane seda aga Kuuba on lauas. Urban! Ei ole, see mäng on läbi. Ei kuku sisse ja see mäng on läbi. 80-81. Brett Nõmm saab selle kätte siit ja mul on selline tunne, et Alar Varrak Bretti siit jaanipäeval grillile ikkagi ei kutsu. Ei kutsu grillile, milline mäng. No julm, no väga julm. TalTech juhtis seeriat 2-1. Rapla võtab kodus ära ja Jaak Karbil on pisarad silmis. No ja, et siin on ikkagi näha, kui nii Jaak Karbi kui mängijate kui ka fännide nägudes, et kui oluline see seeria võit neile oli ja noh, muidugi siin TalTechi mängijad on ka kindlasti esimesest reaktsioonist väga kurvad, aga pead püsti, see oli ikkagi kõva seeria, et lõppude lõpuks selles seerias siin Eesti korvpallis on kõik võitnud minu arust. No palju õnne siit Rapla meeskonnale, kes lõpuks siis lähevad PC Kalev Cramoga kokku. See mäng leiab aset kolmapäeval ja poolfinaal siis kestab ka meil kolme võiduni.